this life, we get so caught in the highway and all the whys. Time is only relative to your own mind. I know I go in and out of sense, none the wise. Drinking all night, that's no surprise. I'm alright. Why you asking all these questions? I'll be fine. Everything's so dark, but space just can't complain. Every time I fall, man, I practiced in the rain just to feel it. Can't you feel me? Edging to insane, oh, I'm edging to insane. Everything's so dark, but space just can't complain. Every time I fall, man, I practiced. enam ei sobi või? jäi ta. Oi, kas see jäi peale või? Oi. See kõik ilmselt peale, jah? Epa ju. Jaa. Tere päevast, õhtust või hommikust, kus iganes aga ei oleks. Me oleme täna siin, et sitta suust välja ajada. Nagu tavaliselt. Nagu ikka. Meil on tänane koosseis siis mina, Mihkel, Sebi, Henri, Triinu, Eerik ja Eif. Tere tulemast. Hello! Meie eelmine podcast, mis me tegime, oli nagu minu silmis kõige parem podcast. Uskuge mind, see oli maailma parim podcast. Ma ei ütleks, ma ei läheks nii kaugele, aga see oli sitaks, jah. Tõmba natuke lähemale ka veel endale. Ja. Anyways. Igatahes jah, see oli sitaks hea podcast, aga mis juhtus oli see, et ma veel nüüd täna vaatasin üle ka. Juhtus see, et Mikko heli oleks siiski saanud päästa veel, aga mind lihtsalt ei olnud. Yeah. Mind oli natukene läbi Mikko mikri kuulda, aga see oli ka kõik. Nii et kui ma oleks jah selle üles pannud, siis oleks mina lihtsalt suud liigutanud. Loed peale. Loen peale. Taabitud podcast. Subtiitritega. Ja, sitaks normaalaks on. Aga jaa, ma ei tea, loodame, et me suudame ennast täna veel ületada. Ja eks me ürita. Ja tahes, kas kellegi on midagi südamelt ära öelda? Ma ütlen lihtsalt, et mul on väga hea meel, et me täna kõik kogunesime Muhusse. Täna nädalavahetusel on väga ilus ilm olnud, kevad paistab. Terve fucking nädal on sitaks ilus ilm. Ja. Lumi vaikselt sulab ära. Elujõud tuleb vaikselt tagasi. Ja nagu see on nagu putsis, nagu sa näed, et inimesed nagu visuaalselt lähevad õnnelikumaks, mulle ei meeldi see. Mulle ei meeldi, kui inimesed õnnelikumaks. Ja. Mikko, sa ise tahad ka siis nagu kogu aeg masenduses olla? Kas see sind ei mõjuta, et ilmad ilusamaks lähevad? Ei. Ei või? Ma rääkisin eile sellest. Ma rääkisin eile sulle sellest, kuidas ma olen kogu aeg deliiriumist, ma ei mäleta, mis ma eile tegin. Jaa, okei, make sense. For reference, ma unegraafik putsis ja joo vähem. Ma ei kavatse seda parandada. Ma ei tea, mingi 3 kuu pärast tundub tiim hakata tegelema selle asjaga. Aga see on nagu ka, ma ei tea, see on selline miinimum, vaata. Ma ei hakka mingid parameetreid endale panema, millal ma oma elu parendama hakkan. Kui sa endale veel need parameetrid ette ka paned, siis see tavaliselt ei juhtu ka, sest et siis sul on kogu aeg siuke pressure peal midagi paremini teha ja siis lõpuks sul viskab kopa ette lihtsalt. Oleneb, kuidas kellelegi, muidugi. Mille? Tupsi või? Jaa, tupsist rääkides. Kas kellelgi on head paremat anda mulle? Ühte. Tere, Ivar, täna juba teist korda päästab mu päeva. Ma ikka üritan, jah. Hea vise oli ka, aga su softi saatel võib olla väga suur doonor. Ma loodan, et sa selle ühe ainsa softi sealt välja valisid. Kohe saame teada. Siis vedas. Kohe saame teada. Ma elaks selle teadmisega lihtsalt. Ivari soft. Jah. Aga jaa, sitaks on tunda küll tegelikult andnud see, et kui ilmad on nagu ilusamaks läinud, siis nagu ongi. Kui on mõnusam on kuradi voodist välja ajada ennast juba ja üldse nagu midagi teha. Mitte, et see muidugi see ilusamad ilmad veel hetkel mind kohutavalt mõjutaks selle. Et nagu arvutis koodi ma saan kirjutada iga ilmaga ja mul on sitt või moos, mis ilm väljas on. Nagu, ma ei tea, veits on näha, et inimesed hakkavad oma nagu sellest talveunest ärkama, nagu ma küll ei ole üks neist, ma ei kavatse sealt ärgata veel, aga ma näen just teiste inimeste pealt, kuidas inimesed nagu veits hakkavad, jaa. Eluvaim tuleb sisse tagasi. Ja. Talv hakkab nagu lõppema. At last. No see on inimestel nii naturaalne tegelikult ju, see kuidas rutiin muutub nagu. Ja, see D-vitamiini on rohkem, päikest on rohkem, ma ei tea, mida iganes, mis sa veel, kui sealt päikesest saad. Kõik. Ilusam on vaadata juba näiteks. Jaa, täpselt, no. Hea nõue minna selle mõttega, et sa ei
kuku okei, praegu sa võid veel igal pool perseli kukkuda või mis iganes, või sa saad mingi, ma ei tea, jääpurikas kukub sulle kuskilt kaela või kuradi lumetormid või mis iganes. nagu mulle üldiselt Masendav. ei meeldi inimesi rünnatavat, on ju, aga need taunid, kes ütlevad, et talv on kõige parem aastaaeg, ei käi väljas eriti lihtsalt. jaa, nagu see tweet, mis ma ükskord tegin, et tere kui sa käid, kui sa ütled, et sul, tere mulle, või ei, kui sa käid kuskil jää peal normilt perseli, siis sa tõused püsti ja ütled, et tere, ei, talv on ikka sitaks aus, vaata. Tere, sa oled massovist lihtsalt. Seal ei ole mitte midagi muud öelda. Mitu korda te see talv perseli panite? Mina panin tervelt 1 korra. Ma panin ka 1 korra, ei, ma panin võib-olla 2. mul on tavaliselt olnud see, et mingi ma olen ongi... muus pannud räigelt nagu täiega nagu niimoodi, et ma reaalselt, ma olin sant, ma olin mingi voodis, ma nutsin täiesti mingi öö läbi. Mina panin 1 korra nii, et ma läksin töölt trepist alla ja siis trepi ülevalt ma lendasin persele, trepi all ma lõpetasin, nii et kui pikk see trepp ei, see ei olnud väga pikk trepp, see oli mingi 5-6 aastat see oli siuke multik aga siuke, jaa, see oli siuke Liumägi kukerpall kukerpall ja rullin alla sealt lihtsalt käed lähevad niimoodi mul on see Käivad talv sitasti läinud sound sellega ma olen bioonast ma olen tavaliselt ka talve peale ma loengi täpselt 1 korra kokku see talv oli ka nagu et meil on mingi 6 aega sees ma panin oma esimese nüüd ära no I expected that ja siis ma panin mingi sama nädal panin mingi fucking 7 korda straight up veel mina panin sorry, tähendab ma olen 2 korda mäsa pannud mõlemal korral on suht ebajopp esimene kord ma sain just siukse takoise mitme inimese peale ostetud KFC nagu tellimuse kätte ma olen nagu mitu seda KFC poekotti ja siis ma niimoodi tõttasin tagasi auto tuli vastu see oli mingi nagu parklas mõtlesin, et tõmban veits koomale astusin kaldus oleva jääkamaka peal kellegi kott lendas lihtsalt 2 meetri kõrgusel by the way, mis fucking teema on sellega, ma saatsin mingi snappi ka vahepeal türa mul korteri ees lihtsalt normaalne fucking sul ujus täiesti türa seal reaalselt pandi euro alus üle, et saaks inimesed üle kõndida mingi suvaline Pärnu maanteäärne tänav lihtsalt türa, see on see, et mingid teed lihtsalt on sitasti ehitatud, see on putsis, see käib nii närvidele mulle, türa suvel kogu aeg on teetööd lihtsalt, Saaremaal iga aasta ehitatakse midagi jaa ja kuidas kogu aeg on loos samad teed, samad kohad ka, mitte kunagi nad ei lähe, et okei, me teeme nüüd, võtame uue koha ette, ei, nad teevad seda ühte sama kohta, lapivad kogu aeg. Ja ei, me ei tee mingit külateid paremaks, me teeme 85. korda seda maanteed korda, mis võiks nagu, ma ei tea, 1 korra pikemalt teha lihtsalt või midagi, ei kes. Kuressaares tehakse neid kanalka auke, neid vajuvad sisse kogu aeg Kuressaares. ja Need no, samad augud. Tallinnas sõidetakse nii palju, et see asfalt lihtsalt kulub ära ja siis igal pool on nagu no I mean, tegelikult ma arvan, et nagu Kuivastu maanteega on ka suht sama case, aga sellepärast nagu seda pidevalt paigataksegi, aga ma ei tea, võiks natukene äkki mingi pädevama lahenduse leida, kui see, et iga aasta peab seda nagu lappimas käima. see on veits paratamatu, sest killer on see, et kui nagu ongi talv hakkab läbi saama ja see temperatuur kõigub nagu päeval on pluss, siis öösel on miinus, lõhub teed räigelt ära. See on paratamatu, jaa. Sellegipoolest, see on taun. Mulle ei meeldi see. Ma läksin ka, käisin Keilas oma autol järgi ja siis ma mõtlesin ka, et nagu, tavaliselt ma lähen sealt otse tagasi, vaata linna. Aga ma olin Keilas ja ma mõtlesin, tere, aga tegelikult nagu Pärnu maanteed mööda tundub nagu tunduvalt mugavam koju minna, kui fucking seda teed mööda sealt, kus ma pean mingi normit nagu linnas sees sõitma mingi huiama. Siis mõtlesin, davai, siit ka ma olen Pärnu maantee kaudu, et seal saab nagu mõnusat sotiga sõita ja värki. Läksin ja siis türa. Kõigepealt oli seal enne Pärnu maanteed tee peal olid mingi normid teetööd, nii et ma sõitsin seal mingi terve aja põksusin mingi 30-50-ga onju. Ja siis Pärnu maanteel oli ka tol ajal veel, siis tehti mingid teetöid, nii et kokkuvõttes ma läksin mingi 20 minti kauem koju, kui ma oleks tegelikult pidanud. Keilast rääkides, kas me võiks korra Aimarist jälle rääkida? see võttis 10 minutit aega. Ja, nagu, pole 10-gi. Ta ei ole täna siin, aga siiski nagu südames. Ma vist ei saa aru nagu see autode skeem, mis tal on, lihtsalt nagu kuidas ta kogu aeg downgrade ib ja siis ta kuskilt saab uue auto, mis on nagu kallim ja siis ta teeb sama trajectory't uuesti. Aga nagu see nagu lowest point minu jaoks oli see, mis oli E39 türa panda igatahes? Ei, E46. Jaa, E46, vahet ei ole, ma ei tea autodest munnigi. See E46 oli see nagu lowest point minu jaoks mu mõelest.
see oli auto, kõige kohutavam asi, millega ma elu sees Jaa. sõitnud olen . sellel on rool paremal pool , selle numbrimärk on esiklaasi peal , sellel ei ole roolivõimu , selle , mis see veel , see on palju asju . kont on putsis , kont oli putsis , siis ajas seda heitgaasi ajas sisse sisse , nii et terve tee talvel pidime aknad lahti sõitma , et mitte sinna autosse maha surra . lamellid olid täiesti kasutud , actually lihtsalt terve tee Tallinnasse Wiggle. fucking oli siuke tunne , et davai , siin me sureme maha ka vist . vähemalt sõitis . mina siin ainsa autopedena või poolenisti kaitsen Aimarit , ütlen , et see on iroonilisel kombel kõige suurema potentsiaalse väärtusega auto , mis tal on . see speaks volumes mu meelest . kui see oleks korras , siis kui mingi auto see oleks korras No, see on jah. Aimari elulugu lihtsalt . autode elulugu . siis selle saaks päris piraka hinnaga maha müüa . ühel autol oli veel potentsiaali , aga päris mitmel autol oli potentsiaali , aga õnnetuid lõppe on nad rohkem kui üks siiski . näinud . ma hästi ei suuda uskuda , kuidas ta neid eluvalikuid teeb nagu selle autode osas just . nagu see on ebareaalne mu meelest , ma ei suuda uskuda oma silmi , kui ma jälle mingi uue rondiga pull up'ib lihtsalt . ma nägin , aga see E46 lihtsalt see oli nagu , kui ma nägin seda autot , kui ma teadsin , et kui ma istusin autosse , siis nagu kui Aimar sõidab , siis ei juhtu midagi , aga nagu ma sellegipoolest , isegi Aimariga sõites ma tegelikult natuke kartsin , ma ütlen ausalt . ja ma ei ole mitte kunagi autoroolis nii palju keskenduma pidanud fucking actually sõitmisele ja teel püsimisele kui fucking selle BEM-iga . see tavaliselt on võttis see , nii jaa . palju mindpowerit lihtsalt . kui me IF-iga sõidame nagu Muhust Tallinnasse , siis on see , et nagu IF sõidab . aga siis oli see , et ei oo IF , sa vist tahad pausi saada . nagu mingi hetk IF ja ma olen mikrofooni lihtsalt , ma olin nagu naa , ma ei taha enam . ma sõitsin reaalselt Lihulast Ristini ja nagu ma olin done peale seda ka . joo sai mingi 30 minutit puhal , mulle aitas peale seda , fuck that shit , reaalselt see Ja, oli see- nii pask sõidukogemus . see oli fucking elamus . mitte hea elamus , aga ta oli elamus selle Jaa. poolest . mul on hea meel , et see elamus lõppes , ütleme nii . ja hästi lõppes . jaa , me oleme elus veel , me saame veel elamusi kogeda . ja see auto oli also nii madal , et sellega praami peale sõita oli ka nagu , et no kas siit tuleb midagi küljest ära või ei tule . sest sa panid Nordist lohises mööda maad küll , jah . ma olen avastanud veel ühe probleemi inimkonnas , mis teema on liiga väikeste tekkidega . ma ei ole Sujuv teemavahetus. nagu ma ei ole pikk ja siis on nagu sellega on lihtne , aga kui sa pead magama tekihüpotenuusil , siis on nagu suht putsis . ja ma ei kujuta ette , mis veel mingi Mikol ja Ivaril on nagu . ja kui on nagu , mul on juba nende normaalpikkuste tekkidega nagu veits juba probleem , et nagu vahetevahel jääb nagu kuskilt otsast jääb midagi puudu . Henri , eriti kui ma mõnusalt tahan sisse takkida ennast . mul on suht nagu simple lahendus sellele , nagu kui on mingi party või mingi happening kuskil , siis ma olen tavaliselt see vend , kes on nagu ei joo , voodikohti ei ole , no problem , võta sa see diivan , ma magan põrandal . ehk siis ma olen harjunud nagu halvades condition ites magama , ehk siis kui on mingi väike tekk , siis no shit , ju ma olen siis pall teki all , aga ma ei taha , et mul külm oleks . nii et nagu mul on see built-in mekanism , et nagu ma feel in seda probleemi , aga ma nagu ma olen harjunud sellega diilima , siis I guess . kas see tähendab , et sa magad kogu aeg looteasendis ? mitte kogu aeg , kui mul on võimalus mitte magada , siis ma ei maga , aga kui ma pean , siis ma teen seda . mis su sleeping position on , kas see on see soldier või mida sa teed ? ma olen oota , las ma mõtlen . suuna . ma olen nagu see veits langeb . see on tehnilised viperused . ideaaltingimustes ma magan niimoodi , et ma olen kõhuli , mu pea on seina poole , mul on üks käsi üleval , teine käsi all . ei , best . Eerik Jaa, magab jaa, jaa, ühesmoodi jaa. . ega ma mõtlen nagu seda teki probleemi nagu , kas sa magad nagu sirgelt siis nagu , ma mõtlen tekid , mis minu arust peaks 2 meetrit olema pikad või . ma mõtlen nagu mul ei ole mitte kunagi seda probleemi . no ma ei tea , enamus Ma tükid nagu ei ei ole tea, piisavalt mida te pikad tunnete, mulle aga . nagu- mul on vaja , et kirstus ära . reaalselt kirstupoos oli kaitseväes , ma ei tea , see oli suht mugav vähemalt . kaitseväe voodites . kodus ei magaks nii . ma magan ei , mina magan ka vahest ma actually magan nagu ma lükkan lihtsalt nii sirgu kui võimalik ja lihtsalt nagu jaa , mõnus on , aga see ei ole siuke väga pikalt sustainable poos minu jaoks , milles õnneks see teki teema mind väga ei puuduta , sellepärast No jah. et meetri 50 tiks .
ma ei hakanud sinna minema, aga aitäh. mina läksin ära keegi pidi seda ütlema . keegi pidi , ma pidin selle Ma kuulama . kui Ivar ei oleks , siis oleks seda ma kõige teadsin , et see teinud . oli tulemas. ma olen neid kuule sellel nädalavahetusel juba päris mitu võtnud . Õnneks Mustamäe panelkude keskküte on täiesti põhja keeratud ja siis veel peale veits niimoodi , et siis ma olen konkreetselt maganud lihtsalt alukate väel tekita , aken on lahti ja väljas on -20 ja siis on siuke hea uni . ainult et hommikul sa oled veits jääpurikas , aga noh . ma ei tea , mul on üldse tekkidega veel see , et nagu mul peab olema pea kaetud . ma tõmban alati teki niimoodi , et sa pead üle pea või ? ei , ei niimoodi , et ma suuda saan nii. hingata läbi nagu , et niimoodi , et tekk ei ole peal , aga kõrva peal peab olema tekk . see on veider . ma ei taha , et on ta , minu arust see on just nagu ebamugav , kui sul on New nagu pea meta. peal midagi . ain't no way , et see taustamüra mu kuradi kõrvu nussima hakkab , kui see liiga vali on . mulle meeldib , kui on taustamüra . Doja Cat kõrvades kogu aeg . mul on Mac Miller praegu kõrvades . Mikko , mul võib-olla on sulle lahendus . mul oli valgusega see asi , et ma ei saa magada , kui on valge ja siis ma tegin seda strat'i , et ma võtsin T-särgi ja sidusin omale nagu pea ümber ja siis sa saad sellega kõrvad ka ära katta . jaa , ei , ma räägin , ma olen harjunud halvades conditionites magama , ma teen kogu aeg selliseid asju . see on ma ei näe konkreetne probleeme , strat- . ma näen lahendusi magamises osas . kui ma tahan magada , siis ma magan . nii vaevanõudev asi või ? mis asja ? ei , et see , te räägite niimoodi nagu magamine oleks teie jaoks nagu mingi planeeritud asi . Ja. plänite , kuidas ma magama lähen nüüd . see ongi , Mul on kas teil ei fucking- olegi sõjaplaan ? ja mul on tegelikult voodi kõrval on tahvel , vaata , kus ma panen endale kõik plaanid kirja , et okei , täna ma magan , mul on nädal või päevade kaupa vaata , et okei , sel päeval ma magan selles poosis , sel päeval selles poosis , okei , selleks päevaks mul on pikemat tekki vaja , onju . kõik on kirjas tahvli peal . ma ei tea , mul on küll see , et ma lihtsalt lähen magama ja ma lihtsalt magan . ma ei pea planeerima nagu , mis asendis ma magan või , Chad, või mine magama. jaa , tule sa mõtled selle panen peale . Ai. silmad kinni ja nagu , kui ma tahan , siis ma magan , aga ma nagu , see ei ole nagu suur planeerimine selles suhtes , see Ei, võib kõlada loomulikult. niimoodi , ei et see nagu on , peab mugav olema selles mõttes . ma magan ei , isegi ei pea mugav olema . peab olema No peab soe ikka. ja peab Peab olema olema. koht , mul ei ole rohkem vaja . tegelikult küll . muidugi eelistatult võiks olla mugav , aga see on siuke teisejärguline probleem juba . Absolutely . see on lihtsalt paratamatus , et ma ärkan niimoodi üles , et ma ei saa oma selga liigutada , sest ma magasin fucking betoonpõranda peal . kägaras . See on lihtsalt nagu jaa. Mika on siis jälle kuradi jooksis kuradi mingi X positsioonis , sest ta ei saa liigutada ennast lihtsalt . ja see oli ka norm , see oli mingi 2 suve tagasi midagi sellist . midagi sellist jaa , kui Mika tuleb lihtsalt tõuksi ja ta on lihtsalt ühes poosis ja ta kogu aeg , kui poosi hakkab vahetama , see on nagu ja see oligi see suvi , kui ma käisin actually füsio juures , ma mõtlesin , et okei , see võib-olla on natuke gone too far juba at this point , kui ma reaalselt ei saa ennast liigutada teatud positsioonides . võib-olla ma peaks oma tervisega midagi ette võtma . yeah. . I mean , jah , ma pole ikka veel oma ravikindlustust ostnud , nii et sama siin . hell yeah. siiski on vaja , prioriteedid on teistsugused , me elame serval . elame serval . ma olen terve küll . me ei ole ainukesed . Oliver teeb kottkonte cosplay'd . Jaiks . I mean , mis oleks nagu vastand sellel My 600 Pound Wife'il või Life'il või mis iganes see kuradi saade on ? mu armas paksuke või ? vastand . vastand jah . mu muhe kleenuke . ma ei tea teda . mogondid . hea lihtne . ma ei tea , ma ei oska öelda . aga see päris , ma ei tea , Oliver ilmselt kuulab seda . anoreksia ei ole nali , söö türa . jaa . ja jäta need kuradi kaitseväe konservid me võib-olla peame riiulisse . Oliverile tegema nagu eraldi fondi . vaata nagu Ukrainal on , peame mingi toidufondi tegema . kõik annetavad Oliverile , aga me ei tohi raha annetada , see annetame peabki toitu. olema konkreetselt Jaa. mingi konservid ja asjad . millal tal sünna on ? me toitu . kingime toitu Suht . varsti ei , suht tuleb varsti on jaa . no näed . teeme talle takoise care package'i lihtsalt . tule None of tatat that ka kilode veel siit. viisi lihtsalt . jääb kapinurka kollatama , sest ei viitsi teha endale . jep , ma tean omast käest , mul oli ka see , et mul on sama põks . kiirnuudliboks . eelmine aasta hükkasime , jaa türa , ei nüüd nagu türa , hakkame jälle elu parendama , see elu parendamise tiks mingi hetk tuleb jälle peale ja siis , et jaa ei , nüüd ma hakkan hommikuti sööma . nüüd ma hakkan hommikuti sööma , türa ma ärkan tund aega varem üles , ma teen süüa endale ,
ma alustan oma hommikut, ma olen oma elu peremees. Reality oli see, et ma ärkasin 8:10 ööle ja siis vaatasin, no mul hakkab tund kohe. Ja ema, ma esimesse tundi ei lähe, ilmselt ka mitte teise. Magasin edasi, ärkasin kell 10 ööle, läksin kooli, tulin 2 tagasi, läksin uuesti magama. ma vinguks ka, aga kahjuks minu paremal käel on meisterkokk. Nii et ma ei saa vinguda, et tervisliku toidu tegemine on kallis, sellepärast et see tähendab, et ma lihtsalt ei oska soodsalt süüa. ja õige. Ja õige. Just hiljuti sai väga ahjulõhe tehtud värske fileega. Too bad, et sinna läks mingi nädala jagu raha ühe heine peale. Sest lõhe on hea, aga mitte rahakotile. Aga jah, mul oli ka see enda maailmaparandaja tiks jälle üks nädal oli peal, kus ma mõtlesin, sama asja mõtlesin, et davai, ma hakkan hommikul üles ärkama, ärkan tund aega varem üles, teen süüa, käin pesus läbi, mingisugused põksud, onju. Kõik asjad teen hommikul ära lihtsalt. Ma tegin seda nädal aega ja siis üks õhtu läks jälle natukene pikemalt ja siis ma hommikul ärkasin üles. Ma olin konkreetne zombi, ma ei ajanud ennast, ma olin nagu, ja siis ma olin ka veel see, et mitte, et ma magan edasi. Ei, ma panen 5 minutit edasi, vaata. 5 minutit edasi. Siis ma panin veel 5 minutit edasi ja siis veel 5 minutit edasi. Ja järgselt kell on 4. Lõpuks oli kell jälle seesama tiks, et kohe tööle ja ma ei jõua mitte kellegi teha. Nädal aega on isegi hästi. Mina hakkasin nagu päevikut pidama. Et ma panen hommikuti midagi kirja ja siis ma ei tea, teen midagi kasulikku, vaata mingi esimest paar tundi peale ärkamist. See kestis 3 päeva. See kestis 3 tundi. 3 tundi. Ta tegi oma esimese hommikupäeviku ära. Ma täitsin 3 lehte. Juhu. Ma ütleks, et ma tahaks öelda, et nagu also päeviku pidamine on kõige heterum tegevus, nagu, mis ma oma elu jooksul ette olen võtnud. Ma olen seda 4 aastat teinud ja see on lihtsalt nagu, kui sa vahel vaatad oma neid scatterbrain mõtteid, mis sa aastal 2019, ma ei tea, juunis välja mõtlesid, siis sa oled nüüd, ma olen nüüd parem inimene ja see teeb mu päeva paremaks. Su kõige heteram tegevus, nagu sa ütled seda, nagu see oleks sinu üldisest huvialast väljas. Ei ole. Ma teen seda consistently, ma olen seda teinud aastast mingi 2018. Kas sa teed nagu reaalselt iga päev või? Fuck no, ei. Iga päev on pointless teha, sellepärast, et sul ei ole iga päev mitte midagi kirjutada. Sa lihtsalt hakkad mingi filler teksti kirjutama. Sa teed seda siis, kui sul on nagu, ma ei tea, ma üldiselt räntin sinna. Sama, ma teen ka sama tiks, et kui mul vahepeal on jälle mingi periood peal, kus ma mõtlen, et türa davai, nii ma tahan kuskil välja elada ennast, siis ma hakkan taipima lihtsalt. Jaa, aga siis mingi, see ei ole ainult nagu räntimiseks, on see, et sa mingi kirjutad mingi, ma ei tea, significant elusündmusid paned kirja, mida sa võib-olla unustada ei taha, ma tegin suht sama asja, kui ma nüüd reisisin. Maltal oli suht normaalne. Aga siis ma jõudsingi sinna faasi, kus sul läheb reaalselt mingi 1,5-2 tundi, et kirjutada seda nagu teksti ja siis ma suutsin oma märkmiku ära kaotada. Ja... ma teen kõike telefonis. Ma teen ka telefonis. Mul on Google Docsis nagu see ei kao ära seal. No. Seda ma elus ei viitsi teha, et ma võtan, istun maha ja actually hakkan kirjutama. Mingi, oligi siis, kui ma alustasin mingi aasta üle selle veits. Kuradi eelmise sajandi siit. Jaa, murus ka, mida vittu. 1,5 aastat ma tegin seda niimoodi, et ma tegin oma iPhone'i notesidesse seda, aga õnneks täpselt siis, kui ma hakkasin aru saama, et selle iPhone'i eluiga hakkab otsa saama, siis ma kopisin selle kõik docs-faili ja siis ma sain selle sinna. Aga mingi 2 asja, mis ma kirjutasin, jäid ikka sinna telefoni ja ma pole neid tagasi saanud. Osso mingi 1500 pildiga, mida ma siiamaani ei ole tagasi saanud. Ja, nii et hoidke kõike pilves, I guess. Ma tegin ka seda tiksu üks kord, et mul olid ka telost olid pildid back-upitud sinna mingi Google foto sisse või midagi. Aga mul telos neid pilte enam ei olnud. Ja siis mina seda tähele ei pannud ja siis mul oli mingi hetk oli see, kus mul oli vaja Google Drive'i ruumi juurde saada. Ja siis ma olin nagu, tere, aga see võtab sitaks ruumi, selle võib ju tühjaks teha, et mul on telos on niikuinii olemas. Ja ma tegin kõik tühjaks ja mul läks põhimõtteliselt terve telo sisu läks kaduma. Cool and nice. Nice. Mul ka sahtlis istub eelmine telefon, seal on sitaks pilt ja muud olulist paska, mis... Õnneks on vähemalt olemas Snapi memorid, mis ei lähe vähemalt praeguse seisuga mitte kuskile. See
pead vist jälle kuigi selle peaks ka minu arust mingi piir olema ju või? Mul vahepeal Snap ütleb, et nagu, et paljuks läheb juba. Yo, chill. mina ei ole selle piirini vist jõudnud veel. ma ei ole ka, ma teen mingi räiget white girl posting ut oma Snapis. Ja ma ülipalju seivin oma asju ära ka, mul pole midagi olnud. Kui me juba Snapi teemal oleme, siis ma tahaks eilset juttu korrata, mis me lõuksis oli, sest see oli funny. nii. See oli siis, et mis te arvate, mis teie põrgu võiks välja näha peale surma? Või kui üldse on mingi põrgu või taevas, igaühel on oma arvamus. Aga minu arust üks hullematest põrguteks on Muhu saar. Outside Talvel. Outside of suvi, jah. ja See on see reaalne elavat surnud tiks. Davai, jätka. See näeks selline välja, et sa ei eksisteeri, seal on lihtsalt sinu enda nagu teadmine, või kuidas sa ütled? Subconscious, jah. Ja sul lihtsalt terve kogu elu snapid hakkaksid replay'ma. Ja ses suhtes sa oled ise endal selle sita tekitanud, olenevalt siis sellest, mis snapi kasutaja sa oled, et kui sul on ilusaid mälestusi oma kallitest ja siis see ei olegi not so bad, vaata. Aga kui sa oled see snapi kasutaja, teame küll seda geen, liiksett ära, geen, siis sa näed for eternity lihtsalt geen, striiksett ära. Ja üldiselt see on must pilt, nii et ma ei ole kunagi väga see musta pildi harrastaja olnud, ma olen alati midagi sinna juurde pannud. Isegi kui ma olin veel tait ja ma mõtlesin, et see fucking leek mees. Ma ei saa ilma selleta, see on mu droog lihtsalt, ma ei saa seda. Pane veel juurde, 365 on vaja kätte saada, 500 mees või mis iganes, jah. Ma mäletan, pidin kaitseväkke minema, siis ma olin ka nagu dammit, snapist riigid kaovad ära sellega. Ja siis ma võtsin snapi lahti ja vaatasin, üks triik oli 670, ma mõtlesin, tead, võib-olla ongi hea aeg lõpuks. Mul pole vist... Isegi siis, ma pole see musta pildi vend olnud, nii et mul see ei oleks õnneks vist nii minul mingi lühike periood oli, kus ma tegin neid musta pildi snappe, aga see oli õnneks väga lühike periood ja see lõppes väga kähku, nii et ma olen vist kõige suurema snapi striigi saanud Sebastianiga, selline jõuline 9. See oli selline kange. Massiivne. Yes. Mul on praegu sadades need osad, aga mul ei ole see, et ma hoiaks. Kui mul on midagi huvitavat, mis on minu arust huvitav, ma tean, et 90% inimesed ütlevad, et neil on pohhui. Mind ei koti. Kui sind ei koti, siis tõmba nahhui. Jaa, sa ei pea vaatama seda. Võid skipida või veel parem remove mind. Kui ma näen midagi, mis minu arust on huvitav, siis ma saadan seda ja siis need on suutnud jätkata ennast kuidagi. I mean, sinu snapid ei ole ka ikkagi olnud sellised, vähemalt mina ei ole nagu tähele pannud, et oleks olnud selliseid snappe, kus ma mõtlen, et türa, see oli ikka väga lamp. Et sellised nagu silma ei ole. Sul vahest on hästi suure kontekstiga mingid snapid, kus sa räägid tervele maailmale oma mingi, ma ei tea, näiteks mingid laeva juttu. Ja, ma üritan sinna konteksti lisada, aga see on suht raske. Vahepeal ma lihtsalt loen mingit lauset, aga see ei ütle mulle mitte midagi. Ma tean täpselt, mis sa mõtlesid ka. Neid on päris mitu korda olnud. Ja ma tean täpselt, mis nagu instantsit sa praegu mõtlesid, jah. Mul oli nädal aega tagasi moment, kus mul see klassikaline, et mingi väga basic knowledge, mille sa teada ja siis sa oled mingi wait, what? Sa mõtled nagu asi, mida sa said väga-väga hilja teada, mis oli... Liiga hilja teada, et wow, ma just olin 3 kivi alt kuskilt koopast välja ja sain selle teada. Kuna ma olin kenasti täpselt septembrist detsembrini välismaal, siis ma sain nädal aega tagasi telekat vaadates teada, et Eestis on uus president. Ma konkreetselt vaatasin telekat. Ma olin, kes see mees on? President.
oota, mis asja? Ma olin korra, et kas see on mingi kooli nagu president, nagu mingi juhataja või mis asja. Läksin netti, vaatasin. Ja siis ma olingi, no, väga huvitav. Väga huvitav. Vittu polegi Cool aprilli and nali. nice. Mis ta nimi oli? Alar Karis. midagi. Selle nime ma jätsin ka actually meelde mõned nädalad tagasi alles, ennem ma ei teadnud. Ma ei tea, kus see jutuks tuli jaa, ei, meelde. mul see oli ka complete juhus, et ma sain selle teada, sest ma olin SBK-s sel ajal, meil oli mingi metsalaager ja meie see, ma ei tea, vist oli kompanii üle või midagi tuli ütles. Ja täna sai Eesti omale uue presidendi, ma olin cool and nice. See on päris hea teema, mõtlen, ma üritan mõelda, mis mul on siuke no minul on natukene teistsugune asi, minul ei ole see, et ma teada saan, aga minul oli asi, mida ma oleks pidanud väga ammu juba eelnevalt tegema, aga mida ma tegin täna esimest korda. Ja see oli see, et ma actually kasutasin ise pesumasinat. Wow! Ma olen 23 ja täna oli see päev, kui ma vajutasin nuppe ja panin pesumasinat. Sa 22 ei ole või? Ei, 22, okay. Ma olen juba ajast ees veits. Okay, ma mõtlesin, et nagu 22 ma tean, ma tegin nalja selle üle, vaata, et sul nagu 30 peksab juba taga, vaata, aga nagu nii et minul oli, täna oli see päev. Ma arvan, et 23-aastasena sa oled juba ekspert. Jah. Ilmselt ei ole, sest et minu korteris ei ole pesumasinat. Nii et käsitsi? Ei, pesumaja, tiiks. Kas sa saad seal mingit subscriptionit osta või see on... Ei, see on ikkagi see, et ma viin sinna ja maksan selle eest, mitte et ma lootsin, et sul on mingi saad mingi kuupileti pesumaja subscriber. Nii et kui keegi mulle sünnipäevaks pesumaja kuponge tahab kinkida, siis ma võtan kõik vastu. Jõukutid, klapime perepaketid pesumajja 4 inimesele soodsam koos. Kärgpere. Oota, aga kas kellegi teisel on veel mingeid selliseid? Mõtlen, mul arvatavasti on mingi suht basic mingi toidu tegemise mingi pizzat ei tasu panna 10 minutiks mikrolaine külmununa. See võib tulla täiesti süsimusta plokina sealt välja. See ikkagi oleneb mikrolainahest, sest et minu mikrolainahi on see, et kui sa paned alla 10 minuti, siis sa saad endale külma pitsa, nii et ärge üldse pange pizzat mikrolaina. See on jah selline see on päris desperate. Ärge pange midagi mikrolaina ahju, on kõige parem. Kusjuures, see on true tegelikult ja see on nii mugav. See on mugav, aga no toidu kvaliteet läheb muidugi toidust veel. Ma tegin cooking show ajal esimest korda pannkooke nagu full ise and it shows. Vabandust. Care to explain, Mikko. Ma mõtlesin, et ma olen nagu master chef, vaata, et ma hakkan kohe mingi oma uudisideega tulen välja. Vanaema retseptiga. No way, mingi vanaema retsept, minu retsept. Ja ma tõesti panin oma hakkliha / sulatud juustu pannkookide peale vaniljasuhkrut. Ma mõtlesin, mis seal toimub. Ma ei tea, ma sülitasin pannkookide vahele. Aga see oli uniik. See oli täpselt see, mis ma tahtsin, see oli omamoodi. Ja see on nagu kohutav. Kõik said kogemuse. Ja mitte necessarily halva kogemus, ma tahaks loota vähemalt. See oli kogemus. Silmaringi avardav. Jaa. Võib-olla parem šef oleks selle actually hästi ära lahendanud, aga võib-olla parem šef ei pane, see läheb tuuksuukrut, aga see vaniljasuhkur, türa saa aru, räägime sellest. Türa vahet ei ole. Ei ole, türa seda vanilja maitset oli tunda. No see ei olnud hea asi. Oli. Mulle väga meeldis. Ma ei tea, kuidas teised nii hype selle peale ei olnud, kui mina olin, et see töötas. Türa, miks teile ei meeldi minu toit? Täpselt. Mis teil viga on, te peaksid mu sõbrad olema. Sa vähemalt julgesid midagi nagu erilist teha, vaata. Vähemalt sa proovisid. Jah, see oli I mean, see kokkuvõttes jäid okei, ma hakkasin ütlema, et sa jäänud viimaseks, aga sa jäid viimast kohta jagama. Ma jäin jagama viimast kohta. Kellega sa Otiga. Vähemalt tema kana oli al dente. Vähemalt sa jah ei pannud tervet kanafileetükki pannile nagu mõni targem mees. Hei, see kindlasti küpseb tervenisti panni peal läbi. Selleks on mikrolaine. I mean, Oti toit oli mad hea, Ott oleks prolli võitnud, kui ta ei oleks nagu seda niimoodi teinud, nagu ta tegi. Aga ta tegi ju ainult kana, eks ju? Jah.
see kana , see seasoning oli no samas ainult pool tundi aega oli , nii et Jaa. see oli muidugi , Henri , ma usun , sa suudaksid poole tunniga terve mingi kolme Eks ju. käigu . seitsmekäigulise menüü absoluutselt . I kindlasti . mean , prepiga on kõik võimalik . aga teeme ilma prepita . sa pead 7 käiku poole tunniga ära sööma ka siis . kiiresti . no sinu puhul pole see mingi probleem , aga mees sööb . Fat fuck . Sebastian on nagu vanaemade kõige lemmikum asi . kõigil vanaemadel peaks kõige olema lemmikum üks asi. Sebastian . see on see üks asi , mida nad tahavad . see lapselaps , kes lihtsalt tuleb ja paneb kõik peeneks lihtsalt ära . I'm your man . see on , maga . ja . saladuskatte all , mida rohkem sa vanaema toitu sööd , seda rohkem raha ta sulle tagatasku topib , kui sa üritad uksest välja minna . Thanks . sponsored by Eesti Vanaemad . Eesti Vanaemade Liit . ja veel . ei veel , miks ma ei oleks üllatunud ? ma olen suht kindel , et selline raudselt selline olemas . asi on olemas kindlasti . raudselt ma usun , et olemas . vanaemad on mingi vanurite või ja Eesti Vanainimeste Liit , EVL . jaa , vanaemade liit . oma hümniga . Erik guugeldab . ma otsin ja Facebooki . Ivar , millal sa oma selle application ära teed ? vanaemade liit . ei , Vanainimeste Liit . vanainimeste liit või no ma ikka mõne aasta ootaks Okei. laseb natuke seda noorust veel nautida , siis hakkab Okei, selle okei. peale mõtlema . vanaemad ja vanaisad . mis sa leidsid? Facebooki grupp vanaemad ja vanaisad leidis . 50 memberit . palun ära ütle , et see on dating . Ei ole . noored ja vallalised . memmeldaadid , Vana- noored ja vallalised, kes on vanad ja kobedad. tegemised ja toimetamised koos lastega . vanad ja . kobedad või ? see konkreetselt oli saade kunagi . vanad , okei . sellepärast . Rip my Aga boy see- ja Madis Madis Milling . Milling . ma olen seda vist kõigile juba rääkinud , aga nagu 2 months prior to the unfortunate events ma surusin kätte maga ja siis ma olin väga šokk sellest , kui ma seda uudist nägin . sa tundsid seda surma läbi , sa tundsid seda lahkumist läbi ei käepigistuse tundnud . see sellepärast oligi siuke , ma ei tea , ebameeldiv üllatus , äkki siis . et see oli siuke mingi , mind ei koti . siuke tight beat või ? meil olid mingid Riigikogu vennad , kes laeva peal . meil oli demo lõhkamine , me lasime miini õhku , ma saatsin sellest ka vist snappi . jah . ja siis nad käisidki põhimõtteliselt seda vaatamas ja siis nad läksid nahku . Cool and liituge mereväega . mu üks lemmikasju selle nagu päeviku pidamisega seoses , mul on veits teine asi , ma panen endale notes'i kirja mingeid imelikke väljendeid ja asju . ja siis üks mu viimastest oli , et jätke kassid pagassi . nagu , et ära kassi , jäta oma kass pagassi . aga samas see kõlab ka nagu Anne Veski laul . see kõlab juba , sest hakkab kõlama juba vaikselt nagu stand-up comedy materjal . sul oli ju mõte teha väike ma mingi hetk tahan jah proovida , aga see on jah mingid mõtted , mis mul on tekkinud . me käisime , mina ja Henri saime open mic'il kokku , millal see oli nüüd ? eelmine nädal aega tagasi Jah. mingi kolmapäev või midagi . no ja seal olid vanad kalad nagu ikka , seal oli kõik need Miikael Meemad ja kõik teised and co ja need kuulsamad . aga seal tuli üks kuidas öelda uustulnuk . jah , young and talented uus inimene tuli oma skitte proovima . kahjuks , et tal ei olnud skitte , vaid ta nägi ka välja nagu lihtsalt siuke koolis käib mingi oli raudselt mingi gümnasist ja ma mõtlen , sa vist räägid Madis Kurmist , see on tüüp , kes mingi , ta räägib mingi taksojuhi bitti ja siis ei , kas sa oled mälust kustutanud juba seda ma venda või ? täiesti , ma ei mõelnud , ma Spoiler arvasin , et sa alert, rääkisid ta ei olnud tüübist see , naljakas. kes täiesti killis , mitte see tüüp , kes täiesti pombis nagu . Jaa. see oli tuumapomm lihtsalt . tõmba lähemale . Mhm. see oli tuumapomm . see oli konkreetselt , nägi välja nagu generic
E-boy, kes Generic tuli E-boy jah, kes tuli lavale ja noh, vaata, ses suhtes väga ülbe meist, never judge nagu a book by its cover. Aga no kahjuks ta siiski hakkas lihtsalt rääkima oma elust lava peal, stand-up õhtul. Ta rääkis kõigil seda, oli väga kuidas põnev ilmselt . jaa, no mees oli muidugi närvis ka, eks ju, Mm. arusaadav. Aga siis ta, mis ta rääkis, ta rääkis oma klassikaaslastest. Ta ütles, kuidas tal on mingi kolm stereotüüpi . stereotüüpi. Tal ei olnud mitte mingit punchline'e, tal lihtsalt, ta rääkis. ma käisin ka ühel open mic'il ja siis mingi noor kunde käis seal , kes hakkas oma mingi kuradi 9 kassist rääkima lihtsalt terve aja . ja see oli ka täielik pomb lihtsalt . ja siis tema jutt oligi sellest , kuidas ta noh , mingid punchline'id olid , mis tal nagu actually veidi nagu panid rahva muigama , aga enamus aja ta lihtsalt rääkiski , kuidas tal on kodus 9 kassi . tal olid punchline'id vähemalt . tal ei , no jah . no meil oli see reaalselt mingi , tal oli lihtsalt tekst . tal oli tekst , ta oli lihtsalt formatita tekst lihtsalt , järjest tulistas . see oli jah selline , aga on ka Eestis väga palju uusi , kes on väga potential . kuna ma olen mulle meeldib käia nagu niimoodi , et ma käin näiteks mingi 3 järjest ja siis sa näedki , kuidas inimeste need bitid arenevad ja siis kuidas ongi alguses on mingi veits selline clusterfuck paskasi , mis areneb aina paremaks . see üks tüüp , kes oli suht hea , ma olin enne nagu ta 2 mingi sellisel või no ta oli olnud 2 ja siis nendel ta oli selline suht semi , mitte nii hea , aga jah , seal tal läks palju paremini . kõige naljakam oli ikka see , kuidas ta rääkis aja rändamisest ja siis oli see , et jaa , et kuidas sa seletaksid 100 aastat tagasi inimesele , et mis asi on elekter , millele ta ei mõelnud , oli see , et elekter oli 100 aastat tagasi olemas . ja ta sai selle eest järgmiselt koomikult ikka natuke puid . no seal on suht palju puude ladumine koomikute vahel . aga minu arust ongi nende open mic'ide parimad osad on need , kus either kas keegi nagu normilt killib ja tulebki nagu hea set või siis on see , kus nagu minu arust ongi just need on naljakad , kus ta püüab punchline'e teha , aga mitte üks ei ländi lihtsalt . mul on just pigem see , et ma naudin head show'd , aga kui keegi nagu pommib ikka kõvasti , siis ma tunnen seda second hand embarrassment . ja seda ma tunnen ka , päris aga tugev . jaa , aga lihtsalt nagu näiteks see , mis sa rääkisid ja kus ta lihtsalt teksti pani , see on nagu väga lamp , aga minu arust ongi jah , need on naljakad , kus vend üritab elu eest nagu mingi hulle punchline'e panna ja siis ta nagu no mitte , rahvast ei köida lihtsalt . Mad respect , ma ütlen viimase asja veel . Mad respect nendele , kes nagu panevad oma trump card'i löövad välja , panevad oma selle punchline'i maha ja saal on vait ja siis nad suudavad sellest pick up ida ja panevad edasi , vaata . tegelikult on üldse mad respect juba see , et sa ikkagi sinna lavale lähed , et absoluutselt. see on juba päris hea , Absoluutselt. et nagu enamus inimesi ei tee sedagi , nii et hea on küll puid panna , aga okei , see on siuke scatterbrain , nagu mul ikka on viimasel ajal , et nagu te teate seda pela , onju , Comedy Night . teate , mis see endast kujutab , onju ? ei . see on ka mingi stand-up . palun seleta , ja põhimõtteliselt see on nagu stand-up , aga virtuaalselt . aga mõtle nagu homidega sama asja in real life teha . geniaalne . sa pead siiski seletama veits , mis Comedy Night on või nagu see literaali ongi see on nagu seal on virtuaalne stand-up . mingi , ma ei tea , mingi 15 inimest lobis , siis üks läheb , mingi random vend läheb ette . see on nice jaa , kui sa saad nagu , kui ses suhtes , kui sa tunned , et sa päriselus vaata väga ei taha nii-öelda iseendana nagu proovida , siis sa saad alati nagu interneti anonüümsuse kaudu nii-öelda katsetada . noh , seal on vaadata, muidugi kus see välja asi eestlastel , et nagu sul peab vähemalt mingil määral nagu võiks olla normaalne inglise keele oskus , sest et muidu sa ei ländi midagi . kui sa siin lähed lavale , siis sa saad eesti keeles lasta ikka . nojah , no See õnneks vahe. päris paljudel Eesti noortel on siiski inglise keel päris heal tasemel .
pommimisest veel on see asi, et ongi need, minu jaoks on nagu 3 erinevat seda pommimist. Üks on see, kus sa lihtsalt räägid teksti ja mitte sittagi ei toimu. Number 2 on see, kus sa nagu proovidki ja siis, aga nagu lihtsalt ei ländi, noh, ma ei tea, mingi publik ei ole sinuga kaasas või midagi. Ja 3 on kõige kohutavam, kus sa paned kõik ebamugavalt tundma ennast, nii et sa oledki mingi toolis lihtsalt okei. Kes on see vend, kes open mic'idel, ta on mitu korda, ma olen näinud teda, võib-olla olete ka näinud teda, see, kes läheb fucking lavale ja hakkab häälitsema. Tema terve bitt on see, et ta läheb lavale mingi või tähendab, ta ei lähe häälitsema, vaid ta ülilolli ja peene häälega teeb oma räägib mingit juttu. Tema terve bitt ongi, isegi need naljad ei ole väga naljakad, aga see, et ta lähebki lavale ja ta teeb lihtsalt ülipeeniks või veidra fucking häälega ja teeb nagu see on meelega tehtud. See on meelega tehtud, aga see on nagu, sa ei tee nalja praegu inimese nagu mingi väärarenenud häälepaalte üle. Teeri seda, aga igatahes see on täpselt see asi, mis on see, et Iider kas osale publikule läheb haigelt peale see, et nagu on sitaks naljakas ja siis osad vennad on küll nagu üli ebamugav on olla lihtsalt, kuidas see vend teeb mingi... Kas see on mingi populaarsem Eestis või? Ei ole väga populaar. No ma olen teda ainult open mic'idel näinud, ma ei ole teda nagu kuskil mujal. Kas ta on mingi YouTube'is pole midagi või? Võib-olla on, võib-olla okay. Ma ei tea. Ma olen nüüd ainult ma tean ainult ühte venda, kellel on siuke nasaalne hääl, mis on Roger Andre. Ma mõtlesin ka, et võib-olla aga Roger Andre ma ei tea, ta on suht solid. Ja ta on mingi paksem vend, aga ja ma ei tea. Ka paksem vend Roger Andre oli üldse. Roger Andre on nagu see Oliveri type beat. Stick figure. See ka oli veits misplaced seal antud juhul. Aga jaa, Roger Andre, shout out. See on nagu, ta on lambist üli naljakas teinud, sest ma mäletan, kui ta alustas, ta ei olnud üldse naljakas. Vaatasin YouTube'is ta mingit bitti, ta oli üks hea bitt, see oli see, kus ta mingi savu tegi ja mingi naine knock-out'is ta kodus. See politsei bitt ja täiega meeldis. See oli hea, aga kõik ülene, mis ta tegi, oli pask. Ja nüüd ma hakkasin vaatama mingi paar kuud tagasi, järjest on tulnud mingid bitte tal. Ja on actually ülihead olnud, ma olen lõkerdanud oma ette. Comedic timing. Ta on jah suht solid. Ma ei tea miks, aga ma ei tea. Miikael minu arust ei ole nagu üldse nii hea, kui ta võiks olla, ma ei tea. Alati on nagu, ma ei tea, see on mingi personal asi. Mulle tundub, et teised on paremad. Ta oli parem mu meelest mingi hetk. Aga jah. Teha sellel kuradi kõige suurem koomik seal, see kuradi Takoisa Habemega. Sander Õigus. Ei, Aleksander Popov. Jah. See. Jaa, Aleksander Popov. Tal on alati mingi case Mustamäega. Ta lihtsalt kogu aeg laob puid Mustamäele lihtsalt. Ta paneb kõlama nagu kõik saavad igapäevaselt nuga seal. Lasnamäe thing. Mustamäe? No jah, see ongi. All the Lasnamäegi heite Mustamäe. Peab Lasnamäest ja Koplist edasi läinud, sest seal actually hinnad tõusevad praegu ja see on nagu hinnatum koht lambist millegi pärast. Jaa. Üldse need Kopli liinid türa kui fucking ilusad majad seal nüüd tegelikult on. Jep. Aga mingi hetk Vahipait nii kolib nahku varsti. Aga mingi hetk ilmselt läheb Merevägi ka ära sealt, kas Paldiskisse võib-olla Saaremaale, kes teab. Sellepärast lihtsalt, et need nagu maad seal on nii hinnalised, et nagu see ostetakse prulle ära lihtsalt. Jaa, me sõitsime läbi sealt, siis seal on jumal hea kontrast ka praegu, kuidas on veel need osad, need vanad majad, mis on lammutamata veel. Mõned üksikud ja siis on vastas on lihtsalt mingi tuued mingid fucking majad nagu merevaatega, see on nagu jumala tiimkoht. Jaa. Oota, Ivar, sa ütlesid, et rekordime 40 mintsa? No praegu asi tundub toimivat veel nii, et aga tegelikult võiks teha väikse pausi. Ma teen kui rekordi. Halli läinud, kui poleks muusse tulnud. Halli. Bro, see on ühe diskoni lahti või nahku sa teed seal? Hall hui on Tekno on aus. Tere Kas me alustasime? Tulemast tagasi. Ei. Nii. Smooth transition. Kõige smoothim. Tõepoolest. Ja ei, Tekno on suht aus minu arust. Hall, või ma ei tea, sa ei saa alati
ka kindel olla, missugune tehno seal on. Mingit väga tark tehnot väga ei suuda kuulata ja kindlasti mitte hardstyle'i, aga õnneks seda ei ole hallis. See oli- Hardstyle oleks üliaus ju . Fuck hardstyle. me käisime Henriga Kunagi. Hardstyle üritusel, mis oli, no okei, see oli Cat House'is ka, aga nagu see juba sellest ei saa nagu halliga võrrelda. Aga see oli lihtsalt Pea valutas pärast. üllatus, Hardstyle täiesti plästimas nagu sellisest helisüsteemist mitu tundi järjest ei ole meeldiv. aga kui seda teha paremini, siis Hardstyle oleks ülitiks ju normkass oleks lihtsalt . kass tuleb pagassist normilt välja . Pane kass pagassi, noh. Jau mees, pane kass pagassi ja võta istet. Jõu mees , see anna on mingi muhvi . taksoreklaam või? ei , sa sõidad Bolti kellelegi, jõu jäta käis pagassi. jäta kass pagassi. ei , keegi hakkab lihtsalt kuradi hakkab tõmblema, siis chill mees. Kass pagassi. jäta võtmed väljapoole. Mida lahkuta? Kas me hakkame me jõudsime mingeid ikka Eesti kuidagi klassikute- Anne Veskini tagasi . Back at it again. Anne Veskist ei pääse ei üle ega ümber . ma mäletan mis ? kas te teete seda või ? seda Mida? ma ei tea , te teete mingi riimimänge ja asju lõpus . muidugi teeme , midagi teeme ikka . aga kõigepealt me lobisime Ma veel tein. mingit yeah. tühja juttu . tund aega . meil oli see õppeaasta alguses oli ka nagu pidude alt tekkis ja seal olid , kes seal olid , seal olid Marps ja mingi väike pede . keegi oli veel , ei väikest pedet ei olnud . Thank god . lamp pidu jõu kutid , teil Aga käbi nagu- on . seal oli Anne Veski ka . Marps ja Anne Veski . tead küll . see oli väga See on see lahe kombo. kombo , see oli väga huvitav kombo nagu . kas nad kolläbi ka tegid või ? kõige , kahjuks mitte , aga kõige parem hetk oli siis , kui Anne Veski tuli lavale , sest reaalselt terve kool tuli lihtsalt saali . et Anne Veski ja kõik haipisid Anne Veskit lihtsalt . terve väga õige ka . nimeta üks Anne Veski laul . ma ei tea nimesid , come on . Roosiaia kuninganna on üks vist . me just ütlesime ühe laulu nime . jätke ära , ei , see , jätke kassid pagassi , kuidas Kassid seda ei pagassi. tea . kõige kuulsam teos . sa võid lõpus seda laulda . outro . ei aitäh . outro muusika on juba timm . paneme Anne Veski lõppu raudselt ju . pigem tuleb . ma võtan Early Akadeemilisele 15 minutit ära juba , just mul on tunne . noh , millest me veel räägime ? võta nüüd oma hiiglaslik kaust välja ja hakka sealt teemasid Kaust, võtma. jah. massiivne . Oi. sa võiksid oma selle Taieri kaasa võtta , saad seda lugeda ette . seal reaalselt ei ole mitte sittagi ei , ma mõtlesin Mikot . sa oled lugenud , seal pole mitte sittagi huvitav . Fuck the Mikko Taieri . lihtsalt , et seal ei ole midagi No, tarka . jah , ma ei tea , palju sa Kaitseväes kirjutad , jah . oota . küll ta ikka kirjutab . ma ei avalikusta seda , oota , ei know anymore . ei , ma olen viimased mingi 3 nädalat ma olen kirjutanud sellest , kas ma vihane kogu aeg olen . ei , mul ei ole mitte midagi huvitavat seal kirjas . tavaliselt ma panen mingi Scatterbrain mingi huvitavaid mõtteid sinna ka kirja , praegu on lihtsalt see , et üle ma olen kettes kogu aeg . no mis sind siis jah , närvi ajanud on ? elu . Kaitsevägi . jaa . see , et teised on rõõmsad , mis teema sellega on ? ei , see ei . rõve . rõve inimesed actually Siis naudivad Kostang. elu . Fuck all the happy people . ma võin teile veel oma That's hommikurutiinist the plan. rääkida , kuidas mul tavaliselt läinud on sellega . Mikko , sa no pead see ei ole pigem rutiin , see on pigem see , kuidas ma alustan oma hommikutest , see on siuke small bit sellest . ma ärkan hommikul , ma näen kedagi , keegi ütleb mulle midagi ja ma ütlen mine perse . see on nagu huge part of my morning tavaliselt . kas sa oled ironically või unironically tiltis ? ma no iga hommiku ma ärkan , mul ei meeldi ärgata lihtsalt . oota , et kui sa kodus ka nagu ärkad , Ei, siis kodus on teine asi. No, ema no. tuleb köögis vastu , Ei, sinu ei. vastus on mine perse lihtsalt . ei , no way . imetala . ma ütlen ema tere toob hommikust sulle tema . värskeid võikusid lihtsalt ja mingi full Ei, see hommikusöögi on- . Mikko võtab lihtsalt need võikud vastu , mingi mine vittu ja hakkab see
see on mu KV morning routine on see, et ma saan perse eest kellegi hommikuti. Sest nagu, ära just räägi minuga hommikul, nagu ma ei taha. Miko, ma ei huvitatud. proovi mediteerimist. Hommikul kell 6 ja ma pean võimlema siis minema. Ärkad 5 minutit varem ülesse. voodis rahulikult enne. Siis ma magan 5 minutit seal. Mõtle, kas magada 5 minutit kauem iga päev või mitte olla kettas. 5 minutit kauem hund. Of course. Every day. Miko on raudselt ka kettas siis, kuna ta ei saanud seda 5 minutit kauemat hund. Kui sa mõtled tegelikult, kui palju inimesed nagu on the line nagu omi asju panevad ainult selleks, et panna snuus ja 5 minutit kauem magada. See on riski business, aga me oleme seda kõik teinud. Ei, tegelikult on see, et nagu see on just viimasel ajal olnud uuesti. Tegelikult on see, et ma millegipärast prior to the last mingi 3 nädalat äkki midagi sellist. Ma lambistasin veebruari keskelt hakkas see mingi downward spiral, elu oli liiga hästi lambistanud. Muidu oli see, et ma mingi üli happy'li ärksin hommikut üles viimased paar kuud, aga jaa, see on siuke nagu see on siuke coin flip, vaata. Aga see tegelikult ei ole coin flip, sa saad suht rejectida seda. Et millal ma tahan ärgata, millal ma ei taha ärgata. Sa saad hommikul kohe aru lihtsalt, kuidas su päev on ja kuidas su päev edaspidi ka läheb. Et kas sul see hommikune, kui sa rõõmsalt ärkad, siis on ka nagu filmis, vaata, et ärkad siis kuradi päike paistab tuppa ja siis sa oled kohe lihtsalt see on siuke olemuslik päike rohkem, mis mu pähe paistab, vaata, mu ajust sisse, vaata. Okay. Täna tuleb hea päev. Päikese valgus otsa ajuna. Linnud laulavad, siis tulevad need tuhkatriinu linnukesed, panevad sulle kaitseväe vormi selga. Miko saadab esimese asjana lihtsalt linnud perse. Come on, lihtsalt las me paneme sulle vormi selga. Tõmmake näo. No, kuidas te praegu hindaks, kas teie elu on pigem nagu tõusutrajektooris või siis kas elu on miski pärast? Fucking alla, ei, reaalselt, mul viimased 2 kuud olid liiga head ja siis nüüd viimased paar nädalat on putsis lihtsalt. Kõik on perses. Minul on just see, et nüüd sellest nädalast nüüd on praegu olnud nagu ülespoole, sest et kuna on päike väljas ja on ilus ilm, siis on nagu siuke elusam tunne on sees kohe. Ma olen konkreetselt lennuki välja hommikul ärgates, siis on ikka putsis. Ma tahan ikka maha surra. Ma olen konkreetselt lennuki peal, sest ma pidin olema 2 kuud Muhus enne seda, kui ma Tallinnasse sain. Ja Tallinnas on ikka väga timm olla. Võrreldes ja Muhu saarega talvel. Pole just kõige suurem Muhu saare nautleja. Mul just nagu mul on konkreetne põhjus ka nagu, miks mulle see jälle meelde tuli, et mu elu on putsis, vaata. Tead küll. Mul on just see, mul from time to time on see reminder, vaata, on ju, et nagu mul ei ole life prospect ja ma ei saa veel oma asja teha, ma pean tegema kaitseväe asja. Nagu mulle meeldivad väga paljud asjad, mis me seal teeme. Saad vähemalt teha omi pointkooke oma retseptiga. Ja, see on nagu see põhiprobleem, mis mul üldiselt on, mille pärast ma ka kettas olen. Kuidas teil, Eerik ja Triinu? How's life going? Ma ei tea, mul on tegelikult just need tuhkatriinu hommikud viimasel ajal. Või no tegelikult lõunad, sest et meil ei ole kooli, vaata. Ja siis me ärkame mingi kell 4 päeval ja siis on nagu just päike. Siis need ei ole tuhkatriinu hommikud, need on tuhkatriinu pärast lõunad. Kell 4 päeval, no? Jah, meil ei ole kooli, meil ei ole nagu teha midagi. Nüüd me oleme nagu kodus, me lihtsalt mingi pelame ja niimoodi. Siis on ka see, et siis on nagu päike on tipppunktis, ehk siis nagu kas see veits ei häiri, et nagu see päik on 2 tunni pärast läinud või? Sa ei pane tähele seda väga. Nagu sa teed enda hommikutegevused ära ja siis pelades paistab ka päike. Sa oledki nagu väga hea, nüüd ma näen paremini oma ekraane. Sa oled CS-is Dust 2 ja sul on ka päikeseline päev, nii et kohe on hea olla. Paned Minecraftis set time 0. time set ei. Ongi timmis. Tuju läheb kohe 3 korda paremaks. D-vitamiin tuleb. Kui seda teist Minecrafti videot, ma just kahju, et see nii lühik oli. It is so good. Ma thoroughly enjoysin seda. No, kvaliteet üle kogusena. Selles mõttes küll, jah. Ma väga You know how it is, Miko. So next year. Don't worry. Next year, episood 3 minutit pikk. Coming soon, 2023. Otsa, Erik, sa streamid ka veel või? Taga mitte.
ma võin , kui te tahate . kuidas selle GTA skitiga läheb ? kus selle sauna striimiga lähed ? sauna striimis on striim . ei , aga tegelikult kaitseväes sauna striimi . võiks striimida küll millalgi . Portal 2 , kui me mängisime sellised see oli sitaks fun jah . mis siis seda tegite ? me tegime Portal 2 striimisime . me tegime ühe päeva , me mängisime kõik ühe päevaga läbi vist . ei , me tegime Oli 2 kaks päeva . päeva. 3 tiim . siis ma olin haige . praegu mängin Elden Ringi . läksid suht kuresse . fun , ma olen kotti täiesti , Something stupid . ma kaotan oma aru seda mängides , aga suht fun , nii lõbus . I mean see on Elden Ringi point ka . Yeah. see pole mingi Dark Souls rip-off On küll. lihtsalt või ? jah . Ei, see on sama rip-off, kompanii see või ? on sama firma Jaa. jaa , ei , ain't no way , et ma seda fucking mängu puutunud üle siis . aga seekord see on open world . aa , jaa , jaa , sul on rohkem kohti , kus sa võid normid taha saada . kukkuda . jess . ei , aga ma tegin ka muus olles See on cool, normaalselt see on ühte sitaks Dark Soulsi rip-offi . Rust . Fuck that . seal sinu suurim enemi on sa ise . isegi mitte sa ise , sa Aimar . Aeg . aeg , Aimar , sa astud ühte majja sisse ja sa saad kohe tina lihtsalt . Aimar juba reedib . ma mäletan , kuidas me mingi 4-5 aastat tagasi mängisime või seda Unturned'i . tere , see oli oli lõbu mingi- Clan War, sitaks pull . ja see oli lihtsalt see , et ma lõpuks leian homid üles , onju , ma olen samas ees . ma olen olnud siin majas , vaata , onju . Aimar astub selle barni uksest sisse , vaatab seal nii kunde , paneb kuuli mulle . mul on nii palju häid mälestusi Allaniga , kuidas me huiasime Saamejade sõpradega . see oli lihtsalt kohutav . kui vanad on need ? Saame on mingi täiesti jack tüüp , Oi. et jaa , ta on , ma ei tea , mingi 1.90 lükkab retsilt jõmmi . Giga Chad . full mingi ülitiip poiss . ta on mingi gümnaasiumis . okei . oota , ta on äkki 11. klassis ma vist ütleks , et ta või ? on pigem 10. 10. jah , ta on praegu Sest- 10. ma ei mäleta , kas ta oli aasta või . sellised ju . Mis mul on väike vend ka nagu 3 Jack. aastat nooremast , ehk siis ta käib 10. ta on nagu siuke väike . ma mõtlen , ma olen väike ja ta oli mu jaoks veel väiksem ja nüüd ta on mingi Eerikuga sama suur . Jaa, ei, nüüd veel natuke pikem nagu juba hirmus mingi- on. ma ei nimeta teda enam väikseks vennaks , mu Jaa, noorem ei. vend , kes on 14 , ta Jah. kasvas minust pikemaks , kannab number 45 jalga . ega minu arust ongi mingi praegused nagu lapsed on nagu , nad näevad vanemad välja . nagu kui sa vaatad tänaval 15-aastast tüdrukut , siis ta näeb vanem välja kui mina . raudselt on mingi , ma ei tea , mingi radioactive leke kuskil , siis kõik on hakanud muteeruma . ei , see ei ole radioactive , see on telefon . ma ei fiili seda üldse , et nagu tatid näevad vanemad välja . Ain't no way , kõik näevad tatimad välja . ja kõik , kes on vanemad , näevad vanemad välja kui ma . siin Mikko ego sai veits pihta vist . no , üldse mitte . kui ma mõtlen mingi inimese peale , kes on minust 2 aastat vanem , oletame , et samal ajal , kui ta oli ka 12, mõtlen , täna ta näeb nii palju vanemast välja . ja mingid vennad , kes nüüd tulevad 10-ndasse , ma vaatan ennast 10-ndasse , ma vaatan neid 10-ndasse , ma nagu what the fuck , nad on nii tatid . mu meelest on just niimoodi pigem too . okei , et kui sa vaatad mulle otsa , kas ma näen nagu kohutavalt palju vanem välja kui sina või ? oled kohutavalt palju vanem . sa astusid ämbrisse . sa kuradi vana peer . Right into my Ühe trap . ma olin nõus selle kuuli võtma , aga nüüd ma tahaks päris vastust saada . jaa , okei , aga jaa , ei . konkreetselt , kui ma vaatasin pilte sinust 2 aastat tagasi , või okei , 3 , ma ei tea , palju sinust vanem oled , 3 või ? 3. 3 , jaa , okei . siis jaa , no Ma olen kui siin sa vaatad kaks. 2 aastat tagasi , aga kui sa vaatad praegu mind ja vaatad praegu sind või noh , vaataks , ütleme , või võtad mingi , ma ei tea , noh , Eerik ja mina onju , kas mina näen tunduvalt palju vanem välja kui Eerik või ? Eeriku on habe , see on inflatsioon on lihtsalt näos . Eeriku näos on habe inflatsioon . võrdub inflatsioon . su statement väga ei sobi selle 2 aastaga , ma olen sinust 2 aastat vanem , kas ma näen nii palju vanem kui sina välja ? ei , erand kinnitab reeglit konkreetselt . no, ma ei tea , kas see statement ikka just paika peab , aga mingi sihuke mingi 4 aastat , 5 aastat , ütleme 5 aastat nooremat vaatad , siis on kindlasti nagu sitaks . kes siit grupist kõige vanem välja näeb ? seega Jaa, Sebi ka , Sebi. Sebi ka . Sebi , võta müts peast ära , vaata . Sebi , võta müts peast ära . ei juhtu . kuhu putsis on mikri suunatud ? no kus sa ise oled ? ma olen siin . mis räägib ?
kuradi 2 päeva juuksed pesemata ei kannata . tõmbas kapuutsiga veel pähe , et ikka läbi mütsi . no ma tean , et siit tuleb mingi taktikaline käsi lihtsalt . paljastatud . sul on 2 kriminaali . oi ei . aga jaa , ma ütleks , et 11 2-st . aga pigem Sebi , pigem sest Sebi . meil on habe , eks ju . jaa , täpselt . Fucking Ma habe on ma OP . oleks babyface , kui see ma on läheks . minu arust see on nagu ka et noh vaata see teema on noh et mehed-naised vaata duell et nagu catfish imine nagu näiteks noh meik ja siis naised ütlevad et habe on meeste mida meik . teie arvate sellest nagu no aga habe habe ei tegelikult tule no ju . vaata , See habemega on depends. see asi , et Räige habe catfish hakkab on tulema ju. ikkagi mingist ajast , vaata . meiki Jah. saab naine Habe on endale nagu- igal ajal pähe panna . habe on nagu actually see , mis mu küljes on too . jaa , no okei No. okay. . nojah jah . ei aga samas see nagu see ei ole catfish imine vaid see on lihtsalt nagu siuke Technically juuksed on Ma- ka ma siis ei ole väga catfish . näinud. muutus on lihtsalt jaa , ma ei, Tegi. nagu väga ei näe tere , seda . sa osasid pole endal nagu juukseid probleem lõigata ? otseselt. kui habe oleks catfish , see tähendab , et ka juuksed oleks catfish , nii et tehniliselt kõik peaks kiilaks ajama ennast . ja siis ma oleks kõik , siis saaks täpselt siis oleks jaa selline see on Ma ei ikka tea. Ma ei- vaata , ma ei tea- kaitsevägi on tegelikult võrdne . jaa , ma ei pea isegi ajama . Sebi , tõmba see ka , nägu ka veel kinni , siis on nagu kindel , et keegi sulle ligi ei pääse . kas sul palav pole ? mul on palav . Motherfucker . ma nägin vaeva selle sõlmega . ma teen sulle parema sõlme . tüüp , kes Ei. läks ennast üles pooma . kuradi mereväe . see ei ole hea sõlm , sellepärast et see tuleb täpselt sellise jõuga lahti . jäta mu sõlm rahule . aitäh , see on suht solid sõlm küll . aitäh . austus . sul pole seda eksperdi pilku . okei , mis nüüd juhtus just ? ma ei tea , mis toimub . Ta millega kardab. me tegeleme ? Down bad . Sebi kardab see kass pagassi , ta ei käi praegu nagu , see nagu kass on läinud . jaa . Pagassis on kass ruumi. on pagassist väljas antud juhul . jaa . neid asju juhtub . keegi lasi koera . välja . kass on armatuuril . keegi lasi koerad välja . aga nagu jaa , see habeme teema , ma ei tea . no pigem samas mitte . sa saad mingi võrdluse tuua , aga lihtsalt asi ongi selles , et nagu sul väga noorelt ikka enamus ajast , jätame Kaur Markuse välja , onju , siis enamus ajast sul ei tule ikkagi habe nagu maru noorelt , vaata , et selle , aga ongi , meigi sa saad näkku panna igal ajal . et see on väike vahe , aga kokkuvõttes mõnes mõttes töötab ja samamoodi . ma ei tea , mu meelest on suhteliselt erinevad nagu parameetrid , aga ma ei tea . jaa , täpselt , ma arvan , et need ei ole ei väga nagu lihtsalt võrreldakse minu arust veits on võrreldavad , veidi veidi . ma olen nii palju räntinud sellest , ma ei tea , kas ma podcast'is olen ka , aga nagu mul on habe kasvanud juba ka mingi ülipikalt , mul mingi 4 aastat olen saanud kasvatada nagu actually nagu viable habet , ma vist ei ole teinud seda , ma olen seda mingi 3 korda teinud kokku selle aja jooksul . aga ma seda ühte DLC-d , mis ma nagu tahtnud oleks , nagu seda mul ei ole ja see on vits . see sitt ei kasva lihtsalt , või no see kasvab , aga see ei ole , sellel ei ole värvi teda . nagu nahku , ma olen nii kettes selle peale . ma mingi viimased 5 aastat habe või vuntsi üritanud kasvatada , lihtsalt ei tule . Mikol mis case on ? see oleks hea hea . poiss . kasvatada jõuab. endale normaalse mikri ja vuntsid tihke päätsid vuntsi jaa , ma tahtsin seda lukki rollida , vaata , aga see ei olnud võimalik . lükanud jaa , see täpselt , see on su fucking need rakud ära tapnud . Eerikul ka sellepärast tegelikult . see on see tups . mis , Eerik , mis sinu seal on vastupidine , seal on igaühele oma . teistsugused tupsid lihtsalt veits . ma ei lükanud odensit . paned ja ühele on tups , on mokaväetis , mul on üks paneb kasvama . ei aga tegelikult see võib isegi olla ju mingi mõjutaja huiga . ma ei usu . ei , mulle Ei, konkreetselt , I ei , mul mean, tupsu lükkamine See kindlasti läheb su mõjutab verre. sind kuidagi mul . kasvab , mul lihtsalt ei ole värvi seal , see ei ole Aa. värviline . aga võta Värvi must ise. marker . oo , sa oled esimene inimene , kes seda Ironmani juurde üle , aitäh sulle täiesti . palun . poes sa oled actually esimene inimene , vau . Vau . Eraldi Sa oled- luban, et sa- Mikko , sa oled raudselt katsetanud . ei , aga miks , mida sa vingud siis ? käi sul barbershopis on võimalus värvimas . olemas . Don Knocket , see oli üks Värvi ära valik ja- ikka . täpselt . äkki see tuleb jumala hea välja . ma olen kindel selles . mingi vale , läheb kogemata vale värv lihtsalt .
pruun , tumepruun . ma võin pärast , kui me podcast läbi on , ma võin näidata , milline mu nagu kõige parem katse on olnud vuntsi kasvatamises . ma olen näinud seda katset pildi pealt , nii et võimalik , aga see nagu sellega oli täpselt see , et sa nagu ei pannud tähele , et see tuli , aga nagu kui see ära läks , siis sa said aru , et seal tegelikult oli midagi . see on täpselt nii kasutu . jah , see on siis , kui mingi valgus õiget pidi peale saab . ja siis sa saad aru , see on meil et see mees rokib seda vuntsi . siis , et ta on pool läbipaistev , aga ta on olemas . mis siis , et see on piimakas , aga jaa , piilek tead . ma ei saa aru , lihtsalt ma jälle kaotasin geneetilise loterii , mind nii häirib see . I mean mul isegi ei kasva habe . see oleks nagu top tier variant veel ka . no mul või nii noh , kasvab , siis ma tahaks vuntsi , aga nagu see kasvab , aga mul ei ole külgede peal mitte sittagi . see kasvab ainult sama. sinal , eks ju . mul ka . ei , nagu siin , aga küljed on nothing . I mean , Jaa, sa mul saad on mul normaalselt kasvab siia . silmad all . konkreetselt , sul tulevad mingi siia mingi fucking random ass . jaa , mul , need tulevad mul ka , aga mul siia külgede peale ei tule ei , munnigi . mul kasvaks silma peale ja siis mul kui tuleb oleks siia face. kuskile popivad mingid üksikud . ja üks asi , mis mul on , mis on ülitüütu , on unibrow . jaa , See seda on ma jaa. konstantselt ajan siit kas see on vahelt kõikide peale . meeste probleem või ? Oota, ma ei nagu ei jaa. teadnud , et Mille- see actually millega nagu nii sa ajad suur läbi? nagu asi millega on . või ? ma mõtlen , et nagu mul ei ole Sa ei kunagi aja nagu ju. kokku kasvanud , mul on kogu aeg nagu siit lapik , aga näiteks noh , mul on vend , Mhm. ma tean nagu meessoost isikuid ja nagu tead või ? jaa , Bro , et nagu see on actually asi . ja ei , samas see oleks parem , kui see on siis nagu , sul on rohkem vaata võimalust kujundada . et kui sul tekib kunagi Suurene ringiga mul on jõe tahti nende unibrau Ja, saada , ja, ja, siis sul ja. on see võimalus vähemalt kes olemas . teist kuttidest oma kulme kujundavad ? mu isal on sitaks kujundatud kulmud , tal on niimoodi , et ta unibrow on kuidagi väga huvitavalt kasvanud , nii et tal on saareke kahe kulmu keskel , nii et tal technically on 3 kulmu . jaa , on küll . ma pole kunagi vaadanud seda , ma arvan , et ma ei näe teda Triibrau. enam kunagi samamoodi . Triibrau . Mikko näeb mu isa mingi hetk , hakkab lihtsalt naerma . Läheb suveks puidukatta tööle . itsitab lihtsalt . jaa . ei , aga reaalselt , saare . ma mõtlesin mingi Kolmik hetk , et ma kulm. hakkan oma kulme kitkuma ja siis ma mõtlesin , et üle ma ei tee seda , no way , mis maailmas ma teeks seda . näita Mikko . esiteks , mul on pooled kulmud näha . no sul on seal ka jällegi pooled See on- läbipaistev . ja jällegi kaotasin geneetilise loterii , ma tean . Sul on non-problem lihtsalt sinu blond. jaoks , sul lihtsalt ei ole näha neid . sul on see lifehack , et sa paned prillid ette ja siis see nagunii ja , ja , väga . vaata , mul on double bridge'iga prillid ekstra . see ongi strat . ja , huge tab . ja siis on Sebastian massive eyebrow'd lihtsalt . see ongi lihtsalt , kuidas sa saanud oled . ma ei tea , mul on üldse , ma olen blond , aga mul on mustad kulmud . Et tahaks blonde mul ongi kulme. nagu mustad . blondid kulmud pidid olema väga halvad , nagu . nagu selles suhtes , et sorry , need pidid olema , selles suhtes I suht mean, sitad , et kui sa Allanit nagu õige nurga alt vaatad , siis sa tõesti ei näe midagi . Sorry , Allan . see on , sa oled väga ilus see . on unlucky , aga blondid juuksed selle eest jah . on taku . ma ei tea , ma olen väga nagu fond oma juustest , aga mu juuksed on konkreetselt kakavärvi . oota , Sebastian , kuidas sa tegeled oma unibrow'ga ? kuidas ma oma sa ütled , et sa ajad , see kui ma oma hit me veits off guard . kui ma endal žiletiga ajan paganama habe , siis ma lihtsalt žiletiga käin lihtsalt ajan siit vahelt ära ja that's it . sa lähed nagu tõmbad ära , eks ju . ma ja mul on ikka pintsetid , millega ma ära tõmban need , sest mul on olnud olukordi , kus mul on selline battery triip on siin žiletist otsmiku peal . seda mul on juhtunud ja õnneks mul seda ei ole veel juhtunud , ma eeldan , et kui mul ka juhtub , siis ma võib-olla , ma pean oma , tegelikult ma tean , mis nendega juhtus , mul oli üks paar häid neid pintsette , aga need lasid minu toredad korterikaaslased rotti . shout out to kõigile kundadele , kes peavad mingi naistega koos elama . raske , ja raske elu . kõigil on kahju I mean- sellest . jah , tunneme kaasa Miks? sulle . no just kuulsid . varastavad Kõik su lastakse pintsetid ära , ma ei tea , mis veel . millest sa veel oled ilma jäänud peale oma väärikuse ? ilma jäänud või ? I mean , Sebi on räntinud ju , kuidas duširuumid on kogu aeg korvu täis ja . ja . tõesti , see oli
ega see ei olnud see eelmine podcast. võib-olla oli . Nojah, ma ei mäleta . igatahes sa oled , minu arust sa oled isegi päris mitu korda räntinud selle kohta . jaa. ei , see on tore . ei hakka nimesid mainima . ei hakka nimesid mainima , absoluutselt . ei , ma ei tea , sõpradega nagu korteri omamine , it has its ups and downs . nagu iga asjaga . see on pigem tore . okei , aga küsimus suurele ringile . tänane lõppmäng . tänane lõppmäng . kas Mis me kellelgi on teeme? pakkumisi ? Anne Veskit me ei laula , aga miks ? sest ma ei vaata seda siis ja ma tõmban nahku siis lihtsalt , kui me teeme seda . Pussy . no nii , selge aga , kui Anne Veski , siis on mis te Ivo Linna. tegite ? Ivo eelmine Linna . kord me tegime me tegime Pantomiimi. seda mingi ei , et, seda me , Telo jaa , me asja. võiks seda tegelikult saaks uuesti teha , sest eelmine kord see , Aa, mis jaa. läks kohutavalt . jaa , üritame seda veits paremini teha seekord . no sa pead seda vist paigal hoidma lihtsalt . et lihtsalt selgitame . mul on siuke tunne , nagu mu Telo peksab segast . nii . ohohoo . see on üks , Ohohoo. see on üks mees , see on üks mees , keda Ivar mängis . Joolo vana . jah , ehk siis alla . jah . nii sinna samasse teemasse , aga sa oled lihtsalt 35-aastane pereisa ja sa üritad näidata , et sa suudad teha veel midagi oma käega . Miko , see oli otsene rünnak minu pihta praegu . sa oled 22 juba . aga ma tegin seda . jaa , okei . samas , mis asja ikka jõuluteemaline . jõulud , Jaa. jaa . sa pead , no näiteks kaunistus maja küljes . kaunistus kuusel . kusjuures see on tegevus tegelikult . ma tean , ma ajasin Jaa. veel rohkem segadusse . What the Ma fuck ? no isegi mida sa üritasin teed , näidata. kui sa , sul on see suur puu , onju , ja sa tahad sinna mingeid asju peale panna . kuuse ehtimine . aga no mitte nagu , spetsiifiline ehe . üldiselt . mis sul autol Ei, ees see- on ja taga ja külje peal ? oota , Miko , sa ajad ikka maru keeruliseks Mida seda asja vittu? nüüd , mida sa korraldad ? ega lihtsalt , mis asjad need on , Mida sa mis teed? need Sa valgust paned- näitavad ? noh , türa . sul on , eks aeg sai otsa . mis asi see See oli põmps. ? Hanging Christmas lights . tuled ja riputad . tulede riputamine , jõulutulede sul on riputamine . reklaam . Oh my god . Whack . 1 punkt . Läbi. hea töö sõbi . You did it . said Mida rohkem kui vittu, eelmine mis kord . autoteemaline Sa . ja ei , rohkem Miko läks kui oma eelmine teed , kord. Miko Aitäh, Scatterbrain aitäh. hittis . palun väga , härra Scatterbrain . ma üritan võimalikult keeruliseks ajada sa seda . tegid seda That's what I lõpmatult like to hear. kordi paremini . Sports Legends . jaa , noh , ma ei saa ühtegi punkti . me ei tea ühtegi neist . jah . aga no näed . No . idea . okei . aa , takoine . mees . takoine . see hiiglaslik . toostus Jaa, mu isa väga õige. väga . No idea . aa , Zoom . Michael Schumacher . Mamma mia . kaherattalise peal . nope . ei , see ei läinud . uuesti. proovi uuesti . proovi uuesti . nii . tuttav nimi . on küll tuttav tuttav nimi , Passive . aa , boksi ja boksi jah . Mike Sa ei- Tyson . sa ei saa No. pihta talle . Vanem. sa ei saa pihta talle lihtsalt . John Cena . Nope . sest tõenäoliselt John Cenat sa ei näe . Greatest of all time . ta lihtsalt , Fast sa ei as saa fuck . pihta talle . jalad . Epic Rap Battle siis oli ka . Shuffle'is põhimõtteliselt . okei , eks . Time's up , Aeg sai otsa. time's up . kes see viimane oli ? Muhamed Ali . okei , no ma mõtlesin Greatest of all time , Mike Tyson üle . anna nüüd kollale . ma näen , mis siin veel , mida te ei teadnud . Toik Moisen . aa , peale Rossist ma oleks pidanud teadma Joe Fraser ja ma oleks teadnud , that's it . I mean , see läks paremini kui Sebil läks . jaa . Näh, türa. nii . mis sa ette , taha ja mõlemale küljele paned oma autole ? jõulutuled . I mean , see on Sebi jõulutuled tiks selles riputamine ma , esiteks ma ei teinud niimoodi seda . Mikko , sa oleks võinud võtta Hits of Today , oleks Doja Cat järjest olnud . sa oleks kohe olnud . davai , ma võtan brändi nimed . Davai . Skip . Hmm. Eeriku lõhna mul olid prillid Ähm, selle Jaa. brändiga .
mu esimesed prillid olid selle brändi samad initialid on palju õnnel inglise keeles. HB . ja täpselt . HB mehe nimi palju on sünnipäevaks ? Wait , ta on kes su ülemus on inglise keeles ? boss . No ja . nii . Hugo firma nimi. boss . ja . oi , oi plõ oota Tabis Nii. autoris . läks alla või ? arva . no paku minul Paku. õnne oli What ? paku Paku. paku . paku Paku. Raban ? Ei, what ? ei Paku. paku Paku inglise keeles kes ? Yes. ma olin väga jaa , Kures , põhiplace , kust riided saada mitte Kurat. rumal . Karite pood . ja Hitler ja Mussolini Stephen Curry , need jalatsid on selle Time's up tere see oli päris hea isegi Davai kutid . see oli suht Davai . Davai. Bounce season . mis see viimane oli ? ma teen seda sama paku sest Davai. paku ma olin mingi Paku. Paco Kes Rabanne ma või tean mingi jaa no nii . jalatsite Ta oli Arcane. firma . fucking Arcane õhuavadega jalatsid kui sa musta tahad nahaline. omale sokke ja sandaale . neil olid alati mingi hingav tald see oli nende suurim marketing tükk aega sarnane nimi on ühe loomaga nimega Gecko . jah riimib gekoga mida sa CS-is või Valorandis tegema pead , kui sa relva osta ei taha ? tahad raha säästa ? Save round. okei . Gecko . nii ei tunne No idea . ma ei tea . what the fuck Pole kuulnud seedele . Pass. Skip it . Nope . ah , what the hell ma ei tunne neid konkreetselt . kundade nimed. lambist hakkasid tulema lihtsalt ei tea ikka No idea , what ? täielik tank ju 8 täis teeme uuesti see oli lihtsalt meid mitte keegi Jaa. see oli filler täiesti mingi Loe neid, kas sa tunned neid? No nonsense . Aeko noh ja teised Veera Väng Max Mara oskad seletada sellist asja ? väga keeruline . mida nad toodavad ? Veera Väng teeb mingi no Met-galale ja mingi siukestele teeb outfit'e no võib-olla me sellepärast ei teagi . pole kursis jah oota kas ma peaks mingi teise teema võtma eks sa ise tead . äkki Erik tahab teha no ei pane hullu . ühesõnaga võta mingi see töötas hästi esimene kord aga teine kord oli ja veits siis hakkas . Eesti variant võiks olla , tahaks Jaa. võiks küll kava jah , käis see oleks otsa lahe . juba mis asja Eesti variant tahaks mingi Paul Keres ja mingi seal ma olen täiesti kes on praegune Eesti president ? Kaja Kallas noh , võta . no nii mis ma pelad võtsin Video games . video games Käid see oli ring- väga-väga Me popp mängisime telefonimäng seda suvel koos. telefoniga käid mööda kuradi , jaa täpselt . see oli Blizzardi mäng , sellel kolmas osa oli põhiline . Diablo 3 . Yes. Diablo. Diablo autodega mängid jalgpalli . Rocket League . hell jah Goated . Goated see on see mida sa Muhu põhikoolis oli main pela . jaa Animal Crossing . ei tal tal on vend ka pikem Sinna pikem kanti- roheline pane vend lihtsalt see , kes see vend on ? Super Mario . jah , no ei idea tunne nope , oi . hästi Vajab. pohhui . ka ei tunne no idea . Waka Kollane waka mehik, waka kes waka sööb- waka 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 jah , Wow . This This is so hard guys . see sulle meeldib kommentaari HM. videote CS Surf . mida sina HM tegid ? oopus . Hotline Miami . Mhm. hell jah väga hea pakkumine ei tunne ja aeg otsas ka Erik koutis praegu ära selle Goatis jah Eerikul oli Kõige maru põnev . see oli tema jaoks nagu videomäng mingi mainstream mängud kõik . Motline Hiami mina võtan sõidaks head . Blockbuster Flix . okei ma loodan see hakkab panema niikuinii kõige mitte blockbusterimad asjad Titanic . mm. oi . sa lased vibu
Hunger Games . ja sa lased vibu mees , kes võttis rikastelt ja andis Aga Robin vaestele . I will find you and I will kill you . jah , mis ta oli sealt . ja ma ei mõtle seda nime välja . Bondi film . Casino Royale . Väga õige. ei tunne . ei tea . issand . Jaapani film . Jaapani film , seal toimus väga hästi cool'ide mõõkadega võitlus . ei tea , ma ei tunne . tüüp , kes ei mäletanud mitte midagi , kui ta ärkas ja siis oota , mis see põhimeem sellest oli ? no ma ei saa öelda selle . ta ütleb seal . Jason Bourne , my name is Jason Time's Up Bourne . ka oli ka juba . Holy shit , it's Jason Bourne . tuli meelde . okei . noh , ja selle toreda selle toreda lõppmänguga . saabki läbi meie tänane podcast . kallid vaatajad , kui on küsimusi , siis küsige . tänane siis me loeme podcast neid . oli sponsoreeritud podcastis. Anne Veski ja Vastame see vanainimeste üks vend , poolt kes . eelmisele podcasti alla kirjutas , siis shout-out sulle . jaa , aitäh , et te kommenteerite . väga lahe , likeige ja jagage . ja ma ei tea , olge niisama muhedad . Shoutout Jesu. vanainimeste liidule . Shout out vanainimestele .